Nii, läks. Tere jälle. Täna oleme sellises huvitavas kohas nagu Terrakotta sõdalased. Ja ajas oleme siis tagasi liikunud, kui me eile rääkisime tangidynastiast, siis nüüd on aeg circa 200 aastat enne Kristust, no täpsemad ajad. Keiser Qin valitses 221 kuni 206 enne Kristust, 15 aastat, lühike aeg, aga jõudis palju teha. Mis tema tegude hulka võib loetleda on siis ühendas Hiina, just tema tuli võimule peale sõdivate riikide perioodi, ühendas Hiina, võeti kasutusele ühtne mõõdusüsteem, ühtne kirjakeel, hakati ehitama Hiina müüri ja täpsustus see küll, et kindlasti mitte see, mis me varasematel päevadel rääkisime, Hiina müür, vaid esimene müür oli muldvall ja kuidas seda ehitati, tohutud rahvamassid aeti seda ehitama ja sealhulgas ka just sõdivate riikide perioodi lõpus, kui siin võimule tuli, siis kõik, kes vangi langedasid, sõjavangid pandi tööle ja ega enamus sinna ka suri müüri ehitusele. Aga mis on üks suur asi, mida Qinile omistatakse, on just nimelt Terrakotta sõdalased. Nimelt keiser uskus, et ka peale surma jätkub elu ja ta oma eliitväe osast lasi teha elusuuruses kujud. Ja siin on esindatud kõik väeliigid, jalavägi, ratsavägi, loomulikult on ka juhtpersoonid, kindralid, ohvitserid, on ammulaskjad, vibukütid ja nagu siingi näha niimoodi maa alla ühtsetes rivides sätitud ja tegelikult oli nendega niimoodi, et nad olid juba siis paigutati maa alla, ootamaks siis, et kui keiser sureb, et siis tal on ka teises ilmas on kaitstus ja sõjavägi olemas. Kõik need maa-alused kaevandid kaeti palkidega, mis omakorda bambusmattidega ja selle peale tuli muldkeha. Ja see olekski jäänud suureks saladuseks kauaks ajaks, aga esimene kord, kui nüüd peale Qini dünastia lõppu, kuskil ütleme 2005-2006 enne meie aega, talurahva mässude käigus osad need leiti üles, kus olid Terrakotta sõdalased, talupojad rüüstasid, need võtsid ära relvad, siin tulebki märkida, et miks need relvad huvi pakkusid, aga nendel Terrakotta sõdalastel olid käes odad ja mõõgad, mis olid kroomitud. Ja kujutate ette, millal siis võeti kasutusele kroomimine, kui siin möödunud sajandil inglased ja ameeriklased vaidlesid, et kes esimesena kroomimist kasutama hakkasid, siis näete siin, nendel sõdalastel olid käes juba kroomitud relvad, mis tänase päevani on teravad. Õnneks talupojad leidsid ainult murdosa nendest sõduritest ja ülejäänu jäi pea 2000 aastaks, üle 2000 aasta varju. Kuidas siis need leiti? 1974 kohalik talupoeg kaevates kaevu tulid välja kujutükid ja hakati uurima. Aga asi ei edenenud üldse kergelt selleks, et 74, kui see avastati, nii kui näiteks mõni selline peidik, kui nii võib nimetada, avati, siis õhuga kokkupuutel kujud lagunesid ja taibati, et nii neid avada ei saa. Ja võttis aega pea 5 aastat, 79 on nüüd avatud see, mida me siin kõrval näeme ja mida nad siis tegid, siia ehitati hoone ümber, et kaitsta siis selline päikese, tuule, vihma, õhu kahjustava mõju eest ja siin siis õnnestus enam-vähem nii heas konditsioonis need asjad kätte saada, aga fakt on see, et tegelikult tehakse tohutut tööd, et enamus kujusid on ikkagi taastatud, pandud juppidest kokku. See on nagu pusle kokkupanek pandud juppidest kokku ja kahjuks mis nüüd on taastamata on, et algselt olid kujud ka väga ilusti värvitud, vormirõivad ja kõik, aga see värv on kõik on hävinenud. Aga vaieldamatult kogu objekti võib nimetada 8. maailmaimeks. Ja oletuslikult on siin kuskil 7-8 tuhat taolist sõdurit, aga see, miks oletuslikult selleks, et puudub tehnoloogia, kuidas neid avada, et kahjustamata kujus. Aga lihtsalt on sondeeritud maapinda, tehtud arvutusi ja leitud, et see arv on ilmselt 7-8 tuhat, aga see ei pruugi olla lõplik. Ja nüüd keisri enda matmiskoht Qin
džinni matmiskoht on siit 1,5 kilomeetrit eemal, jälle häid feng shui tavasid jälgides Linnimäe jalamil, et kõik see 4 elementi oleks tagatud, kaljukünkat, tasanemaa ja vesi. Nii et keiser valmistus tõsiselt teispoolseks eluks. Miks see džinni dünastia nii lühikeseks jäi, siin on ka paslik rääkida selline lugu, et džinn ise väga jõulise keisrina, ta oli väga tugev väejuht, väga julm valitseja, kõik, kes vähegi julgesid kahelda tema õigsuse seaduses, hukati, aga tema järeltulijad, vanem poeg julges ka kahelda isa oskustes või mõttes ja ka tema saatiti sunnitööle, aga noorem poeg oli Ulliki, keda juhtis eunuhh. Ja siis on üks selline episood teada, et ühel hetkel lihtsalt see eunuhh püüdis selgeks teha sellele valitsevale tegelasele, et näiteks et see Hiina müür, mis rajati, nõudis nii palju inimohvrid, et see on halb feng shui ja pojakene võttis mürki ja seal lõppes ka siis džinni dünast. Aga praegu sellega kõik, kohtume jälle.